tegelikult ma võtan kaardiga lihtsalt selle heli. Okay. Aga muidu võib ka otse äppi salvestada, aga see on jällegi kõrgem pilotaaž. Nii, aga me salvestame. Valmis? Proovime. Tere! Olete taas sattunud vaatama ja kuulama Häädemeeste Seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Ja kui ma siin vahepeal küsin külalistelt, et mis möll on, siis täna on tõesti möll tulemas ja sellest me räägime Robin Järvesaarega. Tere! Tere, Robin! Räägi siis, mis toimub vähem kui 2 nädala pärast juba? No ütleme otse siis, et Meeletu Rock 2025, 20 aastat esimesest Meeletust Rockist. Ja. Väidetavalt. Ja. Et see klausel on seal alati juures, miks see nii on? Jah, sest et täpselt ju ei tea, millal oli esimene. Kas ta oli 20 aastat tagasi või oli natuke rohkem vähem. Jah, et arvamused kipuvad siin lahku minema. Aga oletame, et oli. Ja nüüd, 20 aastat hiljem, siis 11. oktoober. Just. Meeletu Rock. Mis pulli saama hakkab? Pulli näeme koha peal, aga ma arvan, et tuleb kõva suur show ja suuremalt kui kunagi varem. Spordihoones ikkagi teeme ja vast ikkagi nii-öelda tuleb rohkem külastajaid kui muidu on olnud ja suuremad bändid ja 5 bändi selles mõttes, et jah. Ja me ütleme, et uhkem ja suurem kui kunagi varem on ju. Ja. Aga kui me korraks läheme nüüd tagasi sinna 20 aasta tagusesse aega, kui vana sa olid esiteks? Siis ma olin 8-aastane. Aga siis ma ei mäleta, et ma oleks esimesel kindlasti käinud. Ja ma võin eeldada siis, et ega ka mitte nendel esimestel järgmistel. Ja ma mäletan, et ma arvan, see oli mingi 10 aastat tagasi, võib-olla rohkem, kui toimus mingi ka uuesti see Meeletu Rock. Siis ma käisin küll, aga rohkem ma nagu ei mäleta. Et tegelikult see 20 aastat tagasi ja need esimesed Meeletud Rockid olid ka väga suurejoonelised. Ja, seda kindlasti, jah. Ma ise ka ei mäleta, et ma oleksin seal tegelikult publikus olnud. Aga me nii palju siis teame, et see oli laululaval ja me nägime tegelikult täna seda esimest Meeletu Rocki postrit ja seal oli siis all veel selline lahe märkus, et vihma korral spordisaalis. Nii et nüüd see lõpuks jõuab siis spordisaali. Nii, aga mis seal spordisaalis siis tuleb? Keda me näha saame? No, line-upi pole vist päris paigas veel, aga kindlasti saame näha, Uulus on siuke kõva noorte poiste punt nimega Lambivalgus. Esitavad suht enamjaolt oma loomingu lugusid. Kui on mõni coverlugu, siis nad on seal oma võtmesse ära keeranud. Peata korra siin, et sellest Lambivalgusest räägi natukene sellest bändist, see on minu meelest väga-väga lahe bänd ja ma tahaksin võtta selle au endale, et mina nad sinna Meeletule Rockile soovitasin, aga tegelikult sina tõid nad essana siia Häädemestele. Jah, mis ma nüüd ütlen? Juhend on neil siuke asjatundi inimene, teeb ise ka bändi ja poisid on minu arust äkki nad on 5-6 klass ja nad teevad, neil on Uulus oma bändiruum, kus nad harjutavad ja mis ma nüüd ütlengi, ma ei tea, väga siuksed sümpaatsed poisid ja tundub, et arenguruumi on ja nagu praegu on ka päris kõval tasemel. Eelmine aasta käis ikka seal Paikuse mingi bändimuusika kuskil konkursil, et sai publiku lemmikuks. Aga jah. No ma ütlen ise siis nii palju juurde, et ma olen küll fangirl, sellepärast, et eelmine aasta nad esinesid ka Häädemeeste Seltsimajas ühel üritusel soojendajana ja tegelikult nad tõmbasid ikka niimoodi selle pulli käima, et tõesti, nii noored poisid, aga väga kihvt bänd ja see oma looming on ju, kui mõelda, et sa esimest korda seda kuuled, siis tegelikult juba sai laulu lõpuks kaasa ka laulda. Et need lood on hästi kihvtid. Jäävad kergesti meelde, jah? Ja. Nii, aga noortest poistest edasi? Järgmisena, nii-öelda võin siis nii-öelda bändi võtta, kus ma ise siis olen ka basskitarrist ja mõne viisijupi ütlen ka sekka.
aga on siis meil Siim koos sinus. Bänd sai meil algselt sai bänd 2010 alguse Tenno Männiku ühendamisel, aga siis tulid seal vahepeal bändi nii-öelda koosseisu muutused ja nimi muutus mitu korda ja siis me viimati esinesime koos 2013 aasta Pärnumaa bändide konkursil siis samas Häädemeeste laulaval ja bändile ma ei mäleta, et me oleks mingit nii-öelda autasu saanud, aga trummar meil sai küll parima trummari tiitli ja siis oligi viimane, kui me koos esinesime 2013 ja nüüd siis 2023 saime hakata uuesti mõtlema, et võiks nagu uuesti pundi kokku jääda. Aga kuna kõik on suht eludega laiali igal pool maailmas või kodumaal, siis sai jah nagu veidi mõeldud seda plaani ja nüüd siis selle aasta kevadest ütlesime jah, et tuleme Meeletu Rockile välja. Sa ütlesid ka, et teil on paljud bändiliikmed mööda maailma laiali ja teil ongi olnud päris huvitav prooviperiood. Ja, no meil ongi Meeli, kes elab Hollandis, on siis tulnud nii-öelda põhiproovideks, kus kõik oleme kokku saanud siis koha peale, et siis oleme saanud lugusid kokku harjutada ja väiksemad nii-öelda proovid oleme siis teinud kas kitarristidega kokku, või siis kodus on enamus ikkagi töö on kodutöö. Ja midagi teil alguses oli ka Zoomis? Ja alguses oli mõttes, et teeme Zoomis mingid variandid, aga sellest väga ei tulnud midagi välja, et siis sai ka tehtud, et igaüks salvestab mingi jupi ja siis sai kokku pandud video, aga see tuli päris jube ikkagi, et lihtsam oli see, et harjutada kodus korralikult selgeks ja teha nagu koos proovi. Oota, kas me neid videosalvestusi saaksime kuskil näha, neid jubedaid? Vaatame. See pool lubadust oli praegu antud. Aga Siim koos sinus. Sa mõtled, kus see nimi tuli, jah? Jah, et sellise nimega te laval vist ei käinud, on ju? Ei, varem olime laval nimega Tangens Alfa, kus siis oligi, et Siim, kelle järgi nüüd see Siim koos sinust tuli, oli suur siuke matemaatikafänn. Ja oligi, et kui mina bändi läksin, siis oli vaja uut nime bändile ja Siim siis pakkuski välja, et paneme Tangens Alfa, kõik olid nõus. Esinesime Tangens Alfan ära. Jah, siis oli 12 aastat tagasi ja nüüd, kui oli vaja uut nime hakata mõtlema, siis mõtlesime, et okei, kuna Siim nii-öelda mõtles selle eelmise sõna ja Siim nüüd ei saa tulla, kuna ta ise on USAs ära, et siis teeme tema nii-öelda auks jätkame seda nii-öelda matemaatilist viisi, siis paimegi Siim koos sinus. Okei, ja kes teil nüüd seal bändis on? See on nüüd Häädemeeste punt, võime öelda, on ju? Põhimõtteliselt, jah, on küll, jah. See mõttes, et laulja on jäänud samaks, on Lisett, Lätt, siis on elektrigitarril on Andra Muhu, nüüd lisandus Lisetti väiksem vend Jesper Muhu, kes siis nii-öelda asendab Siimu, trummar on Meeli Lepik, samamoodi oli varasemalt, ja basskitarrist mina, Robin, ja lisaks tuli meil ka nii-öelda vokaalset poolt toetama Elspet Muhu. Okei, nii et Kamp Muhusid ja sina Meeliga. Põhimõtteliselt, jah. Ja mis mussi te nüüd teete? Mussi on siuke stiili poolest ma ei oskagi nagu niimoodi täpselt öelda. Pigem on nagu rocki võtmes kõik ikkagi. No, Meeletul Rockil võiks oodata, on ju? Ja, aga ongi üks on siuke nii-öelda pool siuke räpilugu, mis me oleme keelanud, ongi rocki võtmes. Et pigem on jah siuke lihtne niimoodi olnud rock muusika. Ja varem te tegite, kas teie teete ka nagu enda vanasid lugusid või? Meil oligi see, et oma kirjutatud lugusid, võib-olla tüdrukutel mõned on sahtlisse kirjutatud. Aga lihtsam oli praegu võtta jah, mingid, millel on mingid noodid juba asjad olemas, õpime need selgeks. Et praegu on meil jah, ma ei hakka teed numbrit igaks ütlema, palju meil lugusid on. Okay. Aga jah. Nüüd nendel viimaste aastate meeletutel rockidel, mida on olnud siis, nüüd on 4, on alati keegi nii-öelda taas kokku tulnud ja Skratten oli see eelmine aasta, just. Teie see aasta, Skratten just andis albumi välja, nii et ma ei luba midagi. Aga pinge on peal. Ei, muidugi. Eks vaatame, kui see kontsert läbi on, siis mis edasi saab. Esialgu jah, tuleb kontsert ära anda.
väga lahe. Ma võin öelda natukene jälle sellist siseinfi, on ju, et ma kuulsin eelmine nädal teie proove natukene ja kuulsin Meelit trummi harjutamas ja võin küll öelda, et on mida oodata. Et ma arvan, et tuleb ka kihvt show. Nii, aga Häädemeeste puntidest edasi. Siis on meil So What. Noh, see on ka siuke nii-öelda paarkümmend aastat äkki tegutsenud. No, pausidega nii-öelda. No, ta oli esimese meeletu rockil. Noh, siis ongi 20 aastat vähemalt. Vana bänd. Nimi on jäänud samaks. Koosseis on muutunud veidi vist. Aga teevad ka siuke, kuidas see nii-öelda nimetus või nuukmetal. Ma ei tea, minu jaoks on kõik üks rockpoa. Ühesõnaga rock-muusikat teevad, jah. No see bänd on ka selles suhtes küllaltki legendaarne, et oli ju tegemist koolibändiga, nii nagu kõik see meeletu rock alguses oli. Ja nemad ju jõudsid ka ikkagi päris kaugele, võitsid noortebändi kunagi, ma mäletan, või mingi konkurssi. Mingi oli küll, jah. Nad võitsid Peetuetersit. Jah. Et nemad olid esimesed ja Peetueters teine, nii et vaatame, mis siis see aasta siin laval saab. Just. Aga jällegi üks bänd, mida mina fänn. Ja nemad on minu meelest alati ka meeletul rockil osalenud. Ükskord nüüd siin uuel ajastul oli Kristi ja Kaido kahekesi, aga põhimõtteliselt samad vennad ikka. Lugude repertuaar on sama ja nüüd lihtsalt tuleb suuremas mastaabis, suuremalt. Nii, aga bändide päeva teise koha omanik siis? Teise koha omanik siis Peeteters. Kõigil, ma arvan, nimi on tuttav juba. Häädemistel nad tulevad siis artisti teist korda esinema. Vähemalt teist korda. Ja sellest on ka paarkümmend aastat möödas on, kui nad siin viimati esinesid. No selline selle 20 aasta see nii-öelda sümboolika ongi siis see, et tuua see Peeteters tagasi suureks juubeliks. Just. Äkki ma võin lisada siia selle pildiga nende esimesest korrast. Et Robin Järvesaar, mis sa oskad siis Peetetersi tüüpide kohta öelda? Ei, mina olen neid kogu aeg fännanud. Mul on, ma arvan, et see oligi siuke, ma arvan, et esimest korda kuulsingi võib-olla 2006 aasta või midagi sellist lugusid ja siis sai palju kontsertitel käidud ja siis oli 2007 ma mäletan kui nad selle MTV võitsid, siis ma mäletan telest minust ülekannet ei olnud, oligi sealt nii-öelda Facebookist nii-öelda interneti mingi veebilehelt äkki oligi otse ülekanne, siis kutsusime mingid sõbrad veel külla ja siis vaatasime ja siis seal oli see, et hääletus oli ja hääletada sai piiramatult. See mõttes oli nagu hea mugav. Aga lõpuks mäletan jah seda, et pärast oli ikka päris tihti miski pärast telefon punane, et helistati ja otsiti Joosepit taga. Joosep Järvesaara siis. Jah, et siis oli see telefoninumbrite need raamatud olid, siis vaadati arvatiste nime järgi ja helistati. Päriselt, Et siis oli jah, ma arvan, siuke kuu, ma mäletan nagu ähmaselt veidi, aga seda ma mäletan, et ikka helistati ja küsiti, et kus on. No Joosepi numbrit mina otsinud ei ole, aga võib-olla kellegi teise küll telefoniraamatutest. Aga mina mäletan ka seda hetke, kui nad võitsid ja ma juhuslikult olin ise samal ajal välismaal ja oli teleülekanne ja ma mäletan küll, et ma olin ikka nii uhke, et kõva värk Eesti poisid. Aga nüüd tagasi siis Häädemeeste laval. Just. Ja tegelikult, kui nemad on ju ka tegelikult suht äsjad taas kokku tulnud ja taas mussi alustanud. Jah, ka paar aastat tagasi oli ka 10 aastat oli pausil. Et räägiks äkkigi, et sellest, et kuidas Peeteters siis Häädemeestele siia meeletule rockile sai toodud, et ma tean, et see ei ole nagu kõik see lihtsam olnud ja see ei ole esimene aasta, kui on proovitud seda. Jah, no eks see nii-öelda korralduspool on ikkagi vajanud nagu rohkem pingutamist tänu sellele juba, kui suurem bänd, siis vajab ka rohkem tehnikat ja rohkem reklaami. Et aga jah.
no tehnikast rääkides ma olen sattunud paarile Peetutersi uuele laivile ja see on ikka päris hull mölm. Jah. Et oskad sa midagi öelda, mis nüüd tulemas on? Ma ei oska niimoodi öelda, aga ma arvangi, et sellepärast oli hea otsus see spordisaal ei kasuks meil. Et Seltsimaja laval ma kardan, et nad ei oleks ära mahtunud. Oksid oleks põlema läinud? Võimalik. Et jah. Aga 5. bänd on veel? 5. bänd on veel. On siis Skratten. Ja Skratten on siis nüüd ka, kes tuli kokku eelmise aasta meeletuks rockiks. Ja andsin nüüd albumi välja. Tublid poisid. Võib-olla Skrattenist, me ei tea tegelikult, kui palju tohib rääkida, ega me vist rohkem nagu sellest lava poolest ei tea. Pigem tasub jah kohale tulla ja vaadata seda oma silmaga. Ja aga ma arvan jälle, et on mida oodata, et seal ikka tuleb väga kindlasti. palju rahvast lavale. Sinna ikka ja lava läheb täis. Ja pluss nad on ka ise päris suures koosseisus ja ikkagi võtavad seda väga-väga tõsiselt. Jah, et see on ka nii-öelda neil ju tegelikult siuke peaproov nii-öelda enda plaadi esituseks, mis toimub 1. novembril Helitehases. Ja. Ja neid siis soojendab seal Metsatöll. Ja. Niipidi oli see pidu seal vist. Vahepeal vahetus. Äkki, ma loodan, et peale meeletut rocki me saame korraks ka Skratteni poisid siia veel. Kutse oli see nüüd. Aga nii palju me võime öelda, et sellel 1. novembril Häädemeestelt läheb buss Helitehasesse ja tuleb tagasi ka õhtul, nii et saate juba selle endale kalendrisse kirja panna ja piletid ära osta. Nii, ja ongi meeletu rock pidu läbi. Põhimõtteliselt küll, jah. Tegelikult peaks ju Discord ka tulema peale bände, et pidu määris kohe niimoodi paugust ära ei lõppe, et muidu oleks ka piinlik. Aga ajakavast ka, et uksed kell 7. Uksed kell 7 ja esimene bänd kell 8. Ja tasubki kohale tulla juba varakult, selles mõttes, et ei ole vaja poolõhtut tilkuda, et just. Mina soovitan küll, et juba esimeseks bändiks tulla, kes on tõesti, ma ütlesin, ma fännan. Jah, Lambivalgus siis on esimene bänd. Et teiste järjestuse saate näha internetist. Robin, räägi sellest korraldusest ka, et tegelikult meil tuli ka mõned kuulaja küsimused ja kõigepealt oligi see, et sellest korraldamisest, et kes valib esinejad, et sa nüüd nimetasid need 5. Kuidas ja kes lavale sai? Tänu kellele? No ega ma arvangi, et see aasta kuidagi oligi see üksmeelselt, et Peetuters, kuna me mõtlesime juba eelmine aasta selle peale ja kuna ongi juubeli aasta, siis me läksime selle teed pidi. Ja teised siis ongi, et sai ju Skrattenile mõeldud, kuna nad selle albumi esitlusega tulid nüüd välja ja annaksid nii-öelda suure show siin Häädemeestel ka. Ja teised siis ongi, et me siis ka oma bändiga mõtlesime, et miks mitte, lubasime ju tulla ja tuleme kohale ja siis sai uuritud ka Lambivalguse poisse, et soojenduseks väga hea siuke kõva väike rockipunt. Et kütab kenasti ilusti kõik soojaks. Võib-olla neile, kes ei tea, siis ega Robin pole ainus korraldaja, et tegemist on siis MTÜ-ga ja siis sina oled üks siis nii-öelda põhikorraldajatest ja sul on siis ikkagi abilisi ka. Jah, õnneks on tiim taga, jah. Jaa, et see on selline ikkagi vabatahtlikkuse alusel projekt, on ju, et kes tahab, see teeb ja siin siis üks vahva kuulaja küsimus on, mis tuli meile kõige esimesena ja see kõlab nii. Kas korraldajad korraldavad meeletut rocki ainult sellepärast, et ise lavale lõõritama saada? See on hea küsimus tegelikult. Aga ma arvan, et kui selleks on võimalus kohe antud, siis miks mitte seda võimalust ära kasutada. Aga pigem ma arvan, see ei ole sellepärast. Pigem on ikka see, et jätkata seda traditsiooni, mis kunagi sai alustatud selle meeletu rocki nii-öelda sündmustusarjaga ja tuuagi nii-öelda erinevaid artiste koolibändidel nii-öelda lisaks. Et
kuna siin Häädemeeste nii-öelda väike küla, et siia niisama tihti ei tule nagu suuremad bändid esinema, et pigem ongi hea, kui on niisugune üritus olemas ja ka miks mitte korraldajad saavad ise esineda lisaks, et oleks nii-öelda üritus suurem. Muuseas, mina olen ka 3 korda Meeletut Rocki varasemalt korraldanud ja pole kordagi lõõritama saanud. Järgmine aasta siis. Seda me ei tee rahvale. Aga tegelikult see, kui korraldamisest ja sellest korraldamise motivatsioonist rääkida, siis ma saan küll ise ka kaasa rääkida, et kas sina mäletad seda, kuidas üldse see Meeletu Rock taaselustati siis 4 aastat tagasi? Ei mäleta. Mina mäletan seda väga hästi ja see oli sellepärast, et kui meid siia MTÜ-sse kutsuti, siis üks põhitegevus või põhiüritus, mida nad korraldasid, oli alati see Põhja-Liivimaa festival. Ja tol aastal oli siis peaesinejaks Girly Strings. Sa olid siis siin juba, ja see oli ka selline suurema eelarvega üritus juba ja oligi vaja saada siis kokku see esineja tasu. Ja me mõtlesime, et kuidas seda saab teha ja me mõtlesime, et peaks mingi tuluõhtu korraldama. Tuleb see meelde? Ja nüüd tuleb meelde, jah. Ja me olime minu arust Tommi juures ja siis õhtu oli pikk ja sai seal natukene võib-olla veini libistatud ja asju kirja pandud. Ja kui me järgmine kord siis selle märkmiku lahti tegime, kus oli kirjas siis tuluõhtu, mis pidi katma Girly Stringsi honorari, siis seal olid esinejateks mõeldud Nublu ja Koit Toome. Aga tuluõhtu. Aga lõpuks tuli siis Meeletu Rock. Või mõte see Meeletu Rock uuesti lavale tuua, et teeme mingi väiksema kontserti, et tulevad oma inimesed jälle, Kristi Souatiga tuleb omast heast tahtest lavale, Kaido äkki saab nõusse. Ja siis tookord sellel esimesel korral oli üks selline siis nii-öelda suurem esineja või selline lõpunumber oli siis Soku ja Rancho, see Nirvana kava. Ja lõpuks see ikkagi kujunes ka ja päris korraliku eelarvega peoks. Aga... Päris rahvast oli ikka tegelikult oma jagu. Ma arvan, eks see oli ka see, et kõik olid seda tegelikult ju kaua oodanud, et Meeletu Rock tagasi tuleks. Et see juba tänu sellele tuli rahvas kohale. Ja tol korral oli siis ju veel lisaks teistel oli Stupid Luck. Stupid Luck oli kindlasti, ja kas siis oli Traktor, on ju? Ei, Traktor oli eelmine aasta. Oli eelmine aasta, okei. Minu arust oli eelmine aasta. Oli vist jah, siin plakatil on meil olemas. Võt jah, selline siis väike ajaloo minut siia või paar. Just. Vaatame korraks, mis meilt veel on küsitud siis, õigemini sinult. Mis üritus järgmiseks? No, kõige lihtsam oleks öelda, et Meeletu Rock kindlasti järgmine aasta. Aga kuna polegi kindlat plaani pole paigas ja ürituste osas ka MTÜ poolt meil minu teada ei ole praegu Meeletu Rocki saame tehtud, siis mõtleme edasi. Palju jaksu on. Jah, just. Aga räägi korraldusest, et mis võhm sinna läheb sinult, et sul on see aasta ikka päris palju rolle kanda selle korralduses. Eks see põhirõhk pigem lähebki see, et sa saad nagu vaadata, et kogu see tehniline kupatus lõpuks sobima hakkab ja kuna saal on nii-öelda suur ja akustiliselt on ikkagi kõrged laed ja prekklaed, et siis ta peegeldab palju, et siis tuleb ka mõelda veidi selle peale, et seltsimajas nagu ei olnud seda muret, et siin on veidi lihtsam tänu sellele. Aga jah, tehnikat nagu läheb siin kindlasti rohkem kui muidu. Ja seda on nagu vaadata siis kõikide bändide raiderid üle, et oligi ju, me võtsime, praegu ongi P-Dötersi tehnika järgi kõik võetud ja teistel bändidel on see sobis. Et käib kah see P-Dötersi tehnika? Ei, väga käib. Aga muidu korralduspoolelt ma arvan, et on nagu hea, et igaüks saab tegeleda mingi asjaga nii-öelda. Et muidu kuhjuksid nende kokku. Mis kõige lahedam sinu jaoks selle korralduse juures on olnud? See, et sa saad ise lõpuks lavale, aga
just see eelnev sellele. Noh, pigem ongi see, et sa saad nagu anda oma panuse sinna nii-öelda, et see üritus toimuks ja ise ka esineda, on ju, see on ka muidugi boonus. Aga jah, pigem ongi see nii-öelda kultuuri hoidmise nii-öelda meelerahu. Ja mis kõige suurem väljakutse või selline raskus on olnud sinu jaoks? Raskus. Ma ei tea, praegu nagu ei olegi otseselt raskusi olnud. Kõik on nagu jooksud läinud. Noh, võib-olla on see, et reklaami mingid möödarääkimised või midagi on nagu olnud, et on nagu venima jäänud. Aga ei, no ma lõppude lõpuks sujub kõik kenasti. Seega ruum on suur, pileteid veel on. Jaugub. Ja kus neid saab? Fientast, Facebookist leiate kindlasti lingi, vaatate Meeletu Rocki ürituse lehele ja sealt suunab edasi. Ja kas koha pealt saab ka veel? Ja koha pealt saab ka. Koha pealt eelmüügis praegu võime öelda, et on 20 € pilet ja koha pealt siis on 25 ja noortel on siis eelmüügist ja koha pealt 15 € pilet. Ja kõik saavad sisse või on mingi vanusepiirang ka? Kõik saavad sisse. Vägev. Perepidu. Nii nad kipuvad olema. Just. Aga lõppu siia veel üks selline kuulaja küsimus sulle, Robin, et mis on sinu jaoks hea tuju roki laul? No neid on kindlasti palju, aga ma ei tea, ma ütleks, et mingi Linkin Parkist mingi vanem lugu, näiteks Bleed It Out, mis on siuke kohe tõmbab tuju rõõmsaks ja jalad atsuma ja kaasa laulma. Väga äge. Siit siis selline hea tuju kuulamissoovitus lõppu ja kohtume Meeletulu Rockil 11. oktoober. Just.